6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere kallid rallisõbrad! Uus-Meremaa ralli esimene täispikk võistluspäev on jõudnud õhtusse, meie järgi hommikusse ja rõõm on tõdeda, et Ott Tänak seda rallit on tõusnud 7. katsega juhtima ja juhib seda 0,2 sekundiga Elvin Evansi ees. Enne kui me Roland Poomiga hakkame seda ralliööd lahti hekseldama, olen saanud telefoni otsa Urmas Roosimaa, Rally Estonia korraldusest tuttava mehe ja üldse Eesti ralli ajalugu läbi ja lõhki tundva mehe, kes on komandeerinud ennast Uus-Meremaale. Kuulame, mis ta meile räägib. Räägi, kus sa oled, mida sa näed, mida sa teed? Hetkel istun, vaatan, kuidas Kalle Roompeale sõidab auklasid ja Ott tema järgi kohe. Kus sa täna oled käinud? No, ütleme nii, et hommikul Vanga Coast, mis on nagu, ütleme nii, et kui Uus-Meremaale juba korra tuled, siis see on selline must-be koht, et kuhu pead tulema ja kus pead käima. Et Vanga Coast on läbi käidud ja siis päevane Raglani nii-öelda siis tire pitting zone ja nüüd õhtul veel viimane katse takka otsa. Nähtud on küll. Kumb siis ägedam oli, Vanga Coast või see Akau North? Tead, ütlen ausalt, et Vanga Coast oli ikkagi selline koht, kus sa saad aru, et see loodus on mänginud kätte sellise koha nagu autoralli paradiis. Et kui sa kõike see olustikku vaatad, need teede nagu profiili, kaldeid, üles-alla käimisi, no ma ei tea, et kuskil maailmas oleks kuskil midagi muud sellist vastu panna. Õudne tahtmine on siia sellele Põhjasaarele Uus-Meremaal nöör külge tõmmata või köis külge tõmmata ja kuskile Saaremaa taha ankrusse panna. Siis oleks äge. Jaa, seda võiks teha küll. Aga räägi, kui mugavaks või ebamugavaks on ralli vaatamine Uus-Meremaal tehtud? Vaata ralli vaatamine on alati selles mõttes nagu eeldab mingit väljasõitmist kuhugi suunda, et selles mõttes nagu Uus-Meremaal me peame arvestama sellega, et kui Aucklandis on keskus, siis tuleb sõita selline 150 pluss kilomeetrit ja see on teatud mõttes ikkagi ebamugavus, et ütleme ka praegu näiteks ikkagi neid autosid siin liigub selle suunal päris palju. Et see on nagu ebamugav, aga ütleme kogu tervik on ikkagi ääretult mugav, aga samas, mis on jälle huvitav, on see, et kiiruskatsetel ei ole liiga palju selliseid pealtvaatamiskohti, näiteks Vanga Coastil oli ainult üks ametlik pealtvaatamiskoht, kuna lihtsalt rohkem teid selle katse peale külje pealt peale tuled. Aga metsa vahele võib ise minna? Enne kui katse kinni pannakse, siis võib minna. Palju on eestlasi veel näha ja mis nad räägivad? Ütleme nii, et just see viimasel katsel saime kokku väga huvitava kogukonnaga, et kõigepealt eestlased, kes elavad siis Uus-Meremaal. Neid oli väga palju siin, kõigil lipud kaasas. Tõsta mütsi, eestlane on selle mõttes ikkagi üüratult äge tegelane, et tullakse rallit vaatama, teatakse, et omad sõidavad, omadel läheb hästi, lipud on kaasas kõigil, eranditult. Ja lisaks oli veel siin Eestis kohale tulnud 4 rallifänni, nii et seltskond sai kõik ühe künka peal kokku ja meil tekkis seal niisugune oma suurem kogukond, nii et kohalikud vaatad huviga, et mis nüüd lahti läks, et lipud keriti välja, lipud pandi lehvima ja rallipidu läks eestlaslikult lahti. Kas Uus-Meremaa kohalik fänn on ralliteadlik? Kindlasti ta on, sest ega siin autosport ja rallisport on ikkagi päris populaarne, aga ma oleksin nagu arvanud, et tuleb rohkem rahvast siia pealt vaatama, et minu jaoks oli natuke üllatus, et tegelikult seda rahvast ei olnud nii palju, kui ma kuskil nagu vaimusilmas eeldasin. Anna palun väike ülevaade ühest pealtvaatamiskohast, et mida sa seal ümberringi näed? Pilti ei saa anda sõnades ette muidugi 100%, aga kui palju see ikkagi erineb sellest, mis Euroopas on? No üks asi on see läbinähtavus ja see kaugus, et ma ei tea, et ma oleksin kunagi käinud rallit vaatamas niimoodi, et ma vaatan ralliautot tulemas paari kilomeetri jagu eest läbi sõitmas, ma olen sellise kõrgendiku peal
ja siis veel vaatan tagantjärgi, kui ta veel paar kilomeetrit läheb. Ennem nagu kaob see nagu hägususse selline ralliauto nagu teravus ära, aga näed, et see tolmutriip veel kuskil seal taga mägede vahel läheb, et see loodus, mis siin ikkagi on, et see pakub nii uskumatut vaatepilt, et sa võid ennast unustama panna täiesti, isegi nagu ralli jääb nagu kõrvaltähtsuses või kõrvatähtsaks rolli, aga sa jääd seda loodust vahtima ja ineplema. See on nagu, see on juba see, mille pärast kannatab siia kunagi tulla. Kas loomi ka paistab, on nad teele hüppamas? Ütleme nii, et lehmad, lambad, kes siin nagu sellistel karjamaadel siin mägede vahel on, et eks lehmad ikka tulevad vaatama, et mis see inimene on seal teiselt poolt teeb, eks. Aga peale Kalle tulekut jooksid sinna kuskile kaugemale nõrva peale minema. Ütleme nii, et neist nagu rallifänne väga ei olnud. Ja lõpetuseks küsin, et kas Rally Estonial, nii palju kui see näinud oleb praegu korraldust, oleks ka Uus-Meremaalt midagi õppida? Hetkel on mul nagu natukene keeruline vastata, et ütleme nii, et kogu see ralli alles täna käib ja ma ei ole nagu seda tehnilist poolt nii jõudnud läbi nagu hakkida ja vaadata, aga ütleme nii, et märkmeid olen teinud ja sellised mõtted on siin nagu kolgutatud, et ma usun, et kui ma lõpuks tagasi olen ja ma need märkmeid kõik üle siin vaatan, et küll me sinna midagi põnevat leiame. Ma usun, et sa ei ole sekundiksi kahetsenud, et sa sellise tripi ette võtsid. Ma ei ole isegi murdosa sekundit kahetsenud. Selge. Kuule, aitäh. Ei raiska su kallis kõneaega rohkem. Selge. Kõik head. Ilusat päeva, ilusat õhtut. No nii, sellised olid siis Urmas Roosimaa mõtted. Sina, Roland, ei ole neid veel kuulnud. Kuulad pärast järelvaatamisest, aga tundub, et üsna vägev on seal pealtvaatajana kohal viibida. No jaa, muidugi kindlasti on. Tere hommikust ka kõigepealt, jälle varajane hommik. Jaa, tere hommikust. Aga jaa, ütleme neid vaateid seal vaadates, siis ilmselgelt see ralli peab seal olema ja veider, et seda seal nii kaua olnud ei ole, et see tekitab küsimusi, et miks. Et Uus-Meremaa ilmselgelt on nüüd mu paketlistis olemas, kuhu minema peaks. Ja siseinfo ütleb, et järgmine kord on alles 2024. No siis tuleb nii saama minna reisile, aga ma ei mäletan 10 aasta tagusest ajast, et see nagu, ütleme, sellised ägedad vaated seal on, nii et ma olen küll väga positiivselt üllatunud ja katsed ilmselgelt nagu, ikka ulmeliselt lahe, et iga meetri tagant keerab peale ainult kogu aeg ja ülipõnev on jälgida küll, lihtsalt sõidu ilu mõttes. Kuidas sulle need kalded meeldivad? No minule meeldivad, ma ei tea, kuidas teistele meeldib seal, aga eks ta natuke teistmoodi on. Sa mõtled nagu kurvikämbrid? Kurvikalded, need teise pool on kuristik, on ju? Ja. Ütleme nii, et see teeb sõitmise ilmselgelt nagu selliseks, kuidas öelda, ma jääks ütlema huvitavamaks, aga selliseks väga täpseks peab sõidu saama. Ja sinna eriti nagu ruumi sisse ei mahu vigade tegemiseks, et kui me siin Eestis võime põllu peal käia suht laialt või kus iganes tahame, siis ega seal seda varianti ei ole, nii et igal juhul on see sõitjate jaoks kindlasti üks keerulisemaid rallisi, aga nagu tegelikult ka väga paljud sõitjad ütlesid, näiteks ka see Vanga Coast katse, et see on ka ikkagi nagu meeletult nauditav ja 30 kilomeetrit järjest sellist üle nukkide osakule paremale, et see on nagu midagi sellist, mida kuskilt mujalt ei saa. Aga hakkame siis seda päeva vaikselt kokku võtma, et alustame ikkagi Gus Greensmiti katsevõidust. No kindlasti sellest täiesti üllatus, ebareaalne. Ülilahe muidugi, mulle väga selles mõttes ma olen alati nagu nõrgemate poolt, et ma olen alati, mulle kasvab selles mõttes meeldib sõitjana ja ma olen alati ta poolt olnud, mulle meeldib näha ta arengut. Suur areng on teinud, vahepeal on tal jälle siin keerulisi rallis, aga tundub, et see ralli talle sobib ja see sobib tegelikult ka Fordile tundub, et kohe hommikuks, ma ei tea, meie õhtu või meie õhtuks siis üks ilus katse algus kohe ja Fordi taktik juhtimine, ütleme statistika on ilus, on ju? Algus oli ilus, jah? Jah, algus oli ilus.
Lähme edasi, Evans võitis katse siis Oti ees, Priin 3, Otiga võrdne. Priin juhib endiselt, Tänak 2, Evans 3. 4. katse, Tänak võidab katse, Tänak tõuseb liidriks, Evans 2, Priin 3. Vahed väga väiksed, mehed mahuvad 2,6 sekundi sisse. 5. katse, kuulus 5. katse, Ogier võidab katse, Evans kaotab 8,4, Greensmit 14,2, Tänak 6, 17,2, Priin võsas. Priin võsas ja kohas, kus siis 2002 aastal Colin McRae'iga välja sõitis. Nii et see on midagi sarnast, nagu meil seal Paiderallil sõpruse aukõi, ma arvan. et seda teadsid ka kõik välismaalased, kes seal rallil sõitsid ja iga rallisõitja teab ilmselgelt silmad kinni, mis asi on sõprusaut Paides või Paideralli. Siis ilmselt ka kõik sõitjad teadsid seda kurvi, mis Uus-Meremaal on, et kus kohas Colin McRae välja on sõitnud. Nii et ma just lugesin enne, kui sa helistasid, et mida ütles siis tiivipealik selle asja kohta. Ütleme nii, et ta jäi viisakaks intervjuus, aga ta ütles ka, et selline koht, et kus viga ei oleks tohtinud juhtuda ja et see jääb kindlasti Priini veel pikaks ajaks vaevama see väljasõit. Mis me välja võime lugeda, et ega pikka pidu ei ole ja see vist oli kuues väljasõit järjest või 6 tema sõiduviga. Jaa, Kaspar tegi meil väga meeleoluka ülevaate Priini tänavusest hooajast. Keenias ref, lagunes roolisüsteem. Rally Estonia võpsik, Soome ralli kivi ratasalt, Belgia maandus kraavis katusele ja siin me oleme. Rootsis ka oli mingi eksim. Rootsis jäi lumehangi kinni. Jaa, Rootsi oli ka. Et ma ei tea, Gunnar, kui sa ise oleksid nüüd tiimipealiku vaatevinkist vaataksid seda, mis sa teeksid taga. Mees on ilmselgelt tegelikult kiire, aga nagu midagi... kindlasti ma ei annaks selliseid kommentaare, ma kujutan ette. Jah, pigem oleks vait. Pigem, kui lahendaks asjad seespoole ära, et ma ei tea, kas see väljapoole nägu tegemine, et oi, kui kuri ja pahane ma nüüd olen, kas see nagu tegelikult viib meid kuhugi edasi? Ma ei usu. Tegelikult ei vii ja nagu eelmisel rallil kaasa, kui sa mäletad, me rääkisime sellest, et Kristjan Sohberg andis infot, et mis seal M-spordis sees toimub ja kuidas käitutakse sõitjatega, et see on nagu, see on kohutav, et ta ei tahaks mitte kunagi sellises seisus olla ja ta läheks sealt nagu päeva pealt minema, kui tema oleks sellises seisus, et ega tal see nüüd õhtusel lihtne ei saa olema ja ilmselgelt selline päris karm talle, et kuidas taga seal nüüd, ega see jätkub samamoodi praegu, see jätkub täpselt samamoodi nagu eelmisel rallil, ta saab seal põhimõtteliselt piitsutatakse teda seal nii kaua, kuni hakkab vabandama ja nii on. Et ega ilmselt ta ei taha isegi, ma arvan, seal hooaja lõpus, kui nüüd päris, kui ta, ma arvan, ausalt mõtleb enda vaatevindist, kas ta üldse tahab selle M-spordis sõita enam. Ma ei tea, kahtlane tundub igal juhul. Mul on üldiselt nagu väga raske ette kujutada üldse seda ralli tiimi keskkonda, kui sellised rahapakid vahetavad omanikke, et kuidas sa seal pahandad, kuidas sa seal vabandad, et lõpuks igaüks ju maksab selle peo ise peaaegu kinni, et ma ei tea, mis leping seal Priinil on, aga ma ei tea, mis sa sellest minu vaatenurgast arvad? Jaa, ei, selles mõttes, ega kas Greensmitile ei ütle keegi mitte midagi ilmselgelt. Tema maksab oma sõidud ise seal kinni. Aga Priin on ikkagi nii-öelda palgatud sõita ja Priin ei too ise raha, vaid Priinile makstakse palka. Et, kas Greensmit maksab Priinile palka? Võib nii öelda? Me võime nii öelda. Aga kes siis vahel on, kes siis vahel on Rich Milner, et tema võib hakata seal pahandama Priiniga, et võib-olla siis Greensmiti isa võiks seda tegema minna sinna. Ühesõnaga, segased värgid igal juhul seal on. Loodame, et midagi muutub järgmiseks aastaks. See aasta tõenäoliselt mitte midagi ei muuta. Okei, 5. katsel siis Ott langes korraks 3.
6. katsel esikolmik jäi samaks, Ogier, Evans, Tänak ja 7. katse põhimõtteliselt pöörame kolmiku tagurpidi. Kui ennem oli Ogier, Evans, Tänak, siis on nüüd Ott, Elvin ja Sebastien. Ja vahed endiselt ei ole väga palju suuremaks läinud. 6,7 sekundi sisse mahub esikolmik ja 7,2 sisse esinelik. Rompera siis 4. Mis sinu ennustus oli? Kas oli täpselt selline või? Ma pean selle saate nüüd üle kuulama, ma ei mäleta. Tavaliselt ma vaatan Shakedowni põhjal, aga eile ma panin kõhutundelt. Kas Ogier oli ka? Kas Ogier oli 3. või ei olnud, ma ei mäleta. Ühesõnaga, tegelikult ju 6. katsel Ogier veel oli liider, aga ta kaotas taga spoileri, on ju? Jaa. Ta läks üks kurv vähe seal... Ta ise ei teinud sellest midagi muidugi. Üks kurv oli, ei läinud pikaks ega midagi, aga ta lasi ühesõnaga tagaotsaga lihtsalt kuhugi vastu oksasi, põhimõtteliselt jooksad tõmbasid tagatiiva küljest ära. Ja ta just peale katset kõttis, et ega see hea uudis ei ole, sest viimane katse on päris kiire. Keskmine kiirus oli 113,5, mis pigem on ikkagi kiire katse võrreldes teiste, kui praegu tänase päeva lõpuks ja siis esimese rallipäeva lõpuks keskmine kiirus on seal 99 umbes. Selle ralli mõttes oli kindlasti see ju kiire katse võrreldes kogu 7 katsega, et Ogier ütleski, et väga halb ajastus, et just viimases katseks siis jäi sellest tagatiivast ilma, nii et sealt tuli see kaotus ka 13,3 kindlasti mängis ralli. Et positsioonid seal ära vahetati, aga 6,7 vahe tegelikult on kõik mängus sees, ega Rompäragi on seal mängus sees, Gus Greensmith on esimene, kes nii-öelda suurest mängust võib-olla väljas on, aga ka seal tegelikult on päris põnev selline Villiga võitlus tulemustel. Ma nägin laivis ühte Ogier katselõpu intervjuud, see oli see sama, kus tal see tagatiib ära lendas. Mulle meeldib ta suhtumine, et ta sõidab katse lõpuni, ta ei saa ise aru, mis tal aeg on, mis tal juhtus, et rääkige mulle, kas oli hea või halb aeg, ma ei tea. Et ma vaatan, ma ei tea, ralli finišis pühapäeva õhtul, et vahepeal ka ei vaata tablood või? See on päris huvitav, jah. Et teised vaatavad aja, et siis hakkavad rääkima, et kas peab kurtma või peab ütlema, et ei läks hästi, et selle järgi sätivad oma kommentaare. Aga ei, jah, Ogier ilmselt võtab seda hästi suht vabalt ja ega tema jaoks nagu on see selline lihtsalt ütleme meelelahutus tulla siin hooaja lõpus teha mõned rallid, aga kindlasti jah, ega meeskonna poolt ka nagu eile mainisime, ega tal on ju mingi missioon ikka ette antud, et ta peaks teoreetiliselt Otilt punkt ära võtma, et see peaks tema töö olema ja Ogier või see Rompere lihtsalt seal püsima võimalikult lähedal, et saada tiitel ära kindlustatud ja ega see ongi kogu missioon täna. Kui, ma ei tea, kui ütleme tänase selle tulemuse põhjal peaks lõppema asi, siis... Kõik on võimalik, meenutame Mehhikot eelmine aasta või üle-eelmine aasta või? Kui see COVID oli? Ma mõtlen, et sul on 2 Toyotat ees ka või, et sa saad 2 Toyotat eest ära korjata ja Rompere mööda lasta. Eks ralli lõpus näeme, mis toimub, aga kõik on võimalik igal juhul ja ma arvan, et nüüd oleme juba kohas, kus võime ka näha mingit tiimi sekkumist, et ega sellepärast kui Ogier toodi, et aidata Rompere meistriks, nii et ega kui talle öeldakse, et tule nüüd eest ära, siis ilmselt ta on täna see sõita, kes saab sellest aru ja tuleb eest ära. Tahad teada, mis virtuaalne punktiseis on või? Nii. 40 punni on vahe. Okei, nii et hetkeseisuga ei ole veel asi midagi. Hetkeseisuga ei paista kuskilt, jah. Okei. No jah, aga nüüd võtta korjata Evans ja Ogier eest ära, siis on tehtud. Jaa. Siis võib olla tehtud, jah. Power stage ka veel. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Aga Evans, et seal Oti ja Ogier vahel sitsib, ei ole vist väga suur üllatus või on? Ei ole, ma arvan, tegelikult ega sina ennustasid ka, sa oled ju spetsialist, ralli spetsialist. Jah, kui sina ütled. Sinna ennustasid teisel kohale ja seal ta on, nii et ma arvan, et ega ei ole üllatus. Pigem oli tal vahepeal mingid rallid siin hooaja peal olid sellised, nagu et ta ei olnud eriti hea soos ja mingid jama oli tal, aga ega tegelikult oma tempo poolest ta peabki seal olema ja
ja oma kogemuse poolest, et ma ei tea, viimased 2 hooaega me nägime teda ikkagi meistritiitli Stagieriga võitlemas. Jaa. Me vist ei ole veel rääkinud Neville'i spinnidest. Ei ole, jaa. Neville kohe hommikul siis, või mis hommikul, no ütleme, ma ei tea, meie õhtu nende hommik, kohe tegis katse spinni ja täpselt ei saanud aru, mis toimub ja see sama asi juhtus minust ka kohe järgmisel, kui ma õigesti mäletan, kas ta pani 2 katset järjest, et jaa, 2 järjest, nii et 2 katsel 2 spinni ja tegelikult kaotust oli suht palju, et 16 esimesel ja 15 teisel. Jaa, et see kokku oli kaotust juba 30 sekki põhimõtteliselt peale 3. katset, nii et ta andis küll nagu suure aja ära seal hommikul ka. Aga 4. katse samuti 15 sekki? 4. ja 5. on samuti 15-16 sekki, ega ta tempo muidu ka oli päris õnnetu? No tempo oli muidu ka jah õnnetu, aga ma just vaatan, et ega seal oli juba nagu teisi olusid ka, seal see ilm mängis välja ja muud asjad, aga no päeva lõpuks 47 on ju. 45,6. Et noh, kas Greensmith on ees, siis ilmselgelt see ei olnud Neville'i päev, võib öelda, et ta sellega rahul ei olnud selle päevaga ja päeva lõppu kommentaaris ka ütles, et kui Kreekas sai nagu sõita ja suht enesekindlalt, siis siin on nagu täiesti võimatu pushida, nii et ega ilmselt see asi ka jätkub ja meil mingit uut väga suurt üllatust tema poolt siin nädalavahetusel ei näe. Jaa, nii on. Hayden Paddonett on hea näha sõitmas. Ma arvan, et mehel on lihtsalt natukene lahja pill istumise all, võiks olla WRC ja siis ma arvan, et võiks päris põnev olla. No kindlasti, ma arvan, et WRC autoga ta ikka suruks seal esikolmiku piiril. Aga tore on veel näha stardis Lorenzo Bertelli, suht edevat Ford Puma Rally 1 autot. Nii et jälgida on küll, mis siin toimub. Muidugi see Gus Greensmithist veel nii palju, et päev 5. ja Neville 1,8 selja taga, et tõenäoliselt Neville läheb ikka sealt mööda, et see võistlus ilmselt väga kaua ei kesta, muidugi tahaks näha, et see kaua kestaks ja veel Oliver Solberg ka seal selja taga kaotust juba rohkem, aga no ta kurtis ka, et iga kord, kui tema stardib, siis kallab korralikult vihma ja et tal on kuidagi jube suur ebaõnn, et ei saa väga, ütleme, teistega võrdsetest tingimustest sõita. Aga tegelikult ei ole, selles mõttes ei ole hullu, et kui ta lihtsalt toob selle auto ühest lõpuni, ega see, ma arvan, et tal ei olegi ühtegi muud eesmärki, et ta peab selle auto lihtsalt lõpuni saama ja kui me vaatame, et Takamotost on ta ikka ees, nii et ei ole üldse hullu. Eks ikka tahaks sõita võrdsetes tingimustes, aga no mis teha? Mis mulle meeldis seoses Priini väljasõiduga, et katse lõpus Dirtfish juba oma kopteritega kohal ja kohe intervjuu, et kas homme sõidame või ei sõida ja siis arvati, et hetkel on seis, miljonär siis ütles vist kuskil, et hetkel on seis, et tundub, et ainult sidur on meil pekkis ja paistab, et homme näeme Priini veel, mis on selles mõttes positiivne, aga mis sa sellega päästad selles mõttes? Jah, ja ega stardipositsioon on ka vaata siis saad puhastada? Esimene on ju? Ilmselt küll, puhastada. Ja, no muidugi homseks nüüd lubab ikkagi veel viitma, et see puhastamise efekt kaob ära veits. Aga ikkagi, ega ta seal eest tuleb ja motivatsiooni pole, ega ta seal mingi ulme tulemusi nüüd sõitma ei hakka. Tead, mis Google'i järgi on sademete tõenäosus? Tead, mis on Google'i järgi sademete tõenäosus homme? Nii. 100. Nii. Oho. No siis on kindel värk. Siis on kindel värk, jah. Aga Dirtfish'i teemal veel nii, et suht ässad on ikka. No ikka väga. Ütleme, see on ajakirjanduse tippklass, võiks öelda või? Ralli oma kindlasti, jah. Just ralli oma, jah. Et kui hästi niimoodi aetakse. Ma arvan, et kui need vennad saate kuskile sõjatsooni raporteerima, siis sealt tuleb ka auhinnavääriline ajakirjandus.
ja kindlasti. Ei, seda on lahe näha, ma ise ka vaatan alati videod ära ja seda on tore näha. Ja kes veel ei ole, vaatan meie Rally Estonia intervjuud nendega, kindlasti leiate üles. Ja see oli ka päris vinge kogemus endalgi teha. Aga ma ei tea, hakkame spekuleerima jälle, et mis siis homme hakkab juhtuma? Või täna, kuidas see nüüd ajakava on? No, eks suht... Täna 22.09.08. Suht tummiseks võitluseks, ma arvan, läheb seal Ožeeri ja Tänaku vahel ja Evans ka seal vahel praegu hetkel on, aga ma millegipärast arvan, et ega see Ožeer ei taha seda asja nii lihtsalt ikkagi Otile ära anda, et kui Ott sõidab siin, eks ikkagi võib ka öelda kuigi palju veel meistritiitli eest, aga pigem mitte, ma arvan, et lihtsalt teha head rallit, siis Ožeer on lihtsalt nagu kindla eesmärgiga, et sa pead Otist ees olema, see on sinu eesmärk. Vahet ei ole, mis positsioonil te olete, aga sa pead olema Otist ees. Nii et see saab olema päris äge, kindlasti. Ja Kalle Roompere ilmselt hakkab seal veits tempot tõstma, täna oli ta lihtsalt esimene ja väga, väga palju vihma ei olnud seal tal ees. Nii et puhastusefekti oli palju. Aga ma arvan, et ega väga palju midagi üllatavat ei tule. Neville tõenäoliselt võtab Green Smithi ära. Ja ma arvan, et niimoodi umbes ongi asi. Kuidas see Solbergi 1.28 kaotus on tekkinud? Ma mõtlesin, ta on lihtsalt vihmaga sõitnud kogu aeg. Et paar katset oli, kui teised said vist enam kuivaga läbi, siis kui Solberg tuli, siis hakkas kallama. Minust ei olnud ühtegi mingit vigada küll ei teinud. Et aga kui me vaatame ka 7. katse, ta sai nagu normaalselt läbi, on ju 8,9 kaotust ainult. Aga 6. Kõigil on suured kaotused seal, aga pea 25 sekki kaotus. Ja ütleme, see kaotus on ikka stabiilselt selline pea 10 pluss Solbergil. 10-20 sekki per katse, nii et 3. katsel isegi 33 sekki. Aga vaatame siis homsele ajakavale ka otsa, et eile tegin üleskutse, et Kaspar Ruusile meil blogipidajale võiks midagi söögipoolist maitsvat saata, et öö libedamalt läheks. Vaatasin, ei olnud täna hommikul veel all tordi ja kringlimerd, jah. Et Narva maantee 13, Delfi meediamaja, teate, kus meid leida endiselt, aga pihta hakkab siis 22.08, nagu öeldud, edasi lähme 23.06, 00.14, vot siis saab 3 tundi magada. 4.08, 5.06 ja 6.24 ja siis, kui enamus inimesi alles ärkab, siis on ralli juba läbi. Meil on laupäev läbi. Nojah, eks siis peab sama tehnikat kasutama, mis mina, et ärkad mõne tunni varem üles ja vaatad järgi kõik ära. Võib-olla on nagu see elevus liiga suur, et peab ikka kogu öö eleval olema, aga ma olen vist juba hakanud vanaks jääma, ma ei jaksa päris niimoodi enam. Tead, millest praegu puudust tunneme, on see Olaf Suuderi ralli kokkuvõtted. Päeva kokkuvõtted, nagu vanasti Kanal 2 oli. Ja. See päästaks olukorra täiesti. See päästaks täiesti olukorra ära, ja me peame võtma sellise asja vist ette järgmistel aastatel sellise üle mererallidel. Jah, meil on siin raske midagi võtta, sest teleülekanded meile ei kuulu ja on ka raske Kanal 2, sest ka neile ei kuulu. Nii et pall on siis Kalevi tiimis. Jah, peame Kalevile ütlema, et tehku ära. Jah, ja siis homme on siis selline lühike päev, 88 kilomeetrit võrreldes tänase 160-ga ja viimasel päeval jääb meil 31 kilomeetrit veel sõita. Nii ta läheb. Ilusat liikumisnädala lõppu või spordinädal, kuidas see EOK nimetus oli? Oled sa, Roland, käinud sportimas see nädal? Jaa, ma arvan küll. Ma võtsin koera endale, see tahab jube palju käia. Aha, mis koer on? Ja nüüd Malamut. Ja nüüd ma pean taga kogu aeg lihtsalt kõndima. Ja ma kohe hakkan seda sama tegema peale seda kõnet, nii et juba ulupõues. Nii et ma arvan, et ma olen selle mis see spordinädal? Spordinädal peaks olema, jah. Nädal. Spordinädal. Nii et ma olen spordinädala tegija.
jaa, kuule okei, teeme siis nii, et mine maga ka natukene, et homme jõuaksid ka meiega jutustada ja kuulajatele ärge magage. Et tööpäev ikka algab, et midagi pole teha. Delfi podcast, jah. Aga selge, jaa. Igal juhul homseni. Homseni, kõik head. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.